kvalifikatsioonis saime edasi, siis läheme vaatama ka paraadile. Interesants automašīnas un redzam, mums grūti ar vietām. Mums ir jau gandrīz pilns kartodroms, bet mums mašīnas vēl brauc un brauc un brauc. Pašā galā tur aiz kalna, manuprāt, vēl noslēdzošie piloti. Man bija tas gods komentēt arī sacensības kādu laiku atpakaļ, bet man ir tikai viens izcinājums. Es ar kādu augām joprēdī. Dalībnieku skaits iet duplumā, tas pa kaut ko laikam liek. No nii, hakkavad top 64 tandemid, väikad kohe reepid soojaks. Ilus! Lähme siis vaatame, kuidas Raigil see esimene tandem tuleb välja see aasta kolmandal võistlusel. Maljonovs brauks pa priekšu, viņš arī viens no favorītiem noteikti, kopējā pirmajā trīniekā. Un atpatīsimies, ko mums parādīs Igauns Raikau. Lūk, redzam jau palielu distanci, bet Raiks Igauns ar Mercedes universālu C-klases brauc. Tas tomēr ar tāds interesants un unikāls notikums. Ja mēs salīdzinām pret lielu daudzumu ar BMW, Jermaļonovs gan ļoti kvalitatīvi pa priekšu, bez jebkādām kļūdām, bez jebkādām problēmām, un Igauns arī без рубjām kļūdām, bet ar palielu distanci. Сказать, что, конечно же, наверное, хорошо, но отставание эстонца было большим, и дистанция это является минусом. Но надо заметить, что последний Мерседес здесь на этой трассе видел, наверное, уже... No nii, tuleb Raik ees. Igauns pa priekšu, Jermaļonovs salīdzinoši tuvu. Neliela korekcija veidīgi vai tāda vēlāks pārmetiens sanāca Jermaļonokam tikko turās. Viņš daudz tuvāk nekā Igauns pēc tam. Igauns tāpat man ļoti simpatizēja, tomēr automašīnas izvēle interesanta. Vienmēr ir interesanti redzēt kaut ko arī, kas nav BMW. Un, bet skaists tandēms no Jermaļonok puses tik tuvu iebraukt. Teadsime, et see vastane on kiire, aga ei, tuli saavas Raigi poolt. Rada ilusti läbi. Эстонские акулы, но посмотрим, какой будет вердикт. Мне кажется, что эстонец. Selleks korraks siis meie juurde kõik. Pakime asjad kokku ja hakkame vaikselt Tallinna poole kirjutama kõigest. Un uzvar Rihards Jermaļonovs, numuru 15 dodās tālāk. Paldies Igaunim par dalību. Ka peale seda tandemit. See oli ikkagi Raigi esimene tandem see aasta. Esimese võistlusaasta esimene tandem. Vaatame, mis need emotsioonid räägivad. Sealt tuleb. No, mis emotsioonid on? Kuradi kiire vend oli raisk. Oli on ja? Väga kiire. Ta oli ka uts järgi mulle. Ei, aga väga ilus seessõit oli. Sõit oli hea, jah. Esimene kuradi nurk tuli kuradi natuke liiga palju, aga samas sai kuradi kõik rada sai ööta ringi läbi sõidetud, türa ei pannud kuskilt välja, ei pannud kuskile sisse ja kuradi oli ristis ja spinni pannud ja ma ei tea, väga hea. Puhas eessõit ühesõnaga. Esimese tandemi kohta minu arust väga hea. Nüüd tuleb kuradi kõvasti trenni teha selle puhkuse ajal, mis meil väike neid rippist on ja kuradi. Ega see mingit puhkust ei olegi siis. Nühkida neid trenniradasid ja tulla Kulvilahusse veel tugevamana tagasi. Pakime meie boksi ära ja hakkame nende kahe autoga Tallinna poole jõutama. Vaatame, äkki teeme tee peal ka mõne klipi. No nii. Unustasin mainida, et jõudsime Lätti ilma tehniliste probleemideta. Loodetavasti jõuame tagasi ilma tehniliste probleemideta.
ja sõidud said, meil mõlemil sõidetud ilma tehniliste probleemidest. Nii et väga hästi. Ja noh, Mersuga saada mõlemad kallist punktid ei ole vahe ju. Küsivad, et palju, kui suur sul mootor on? Palju hobujõudu ja mis sul siin tehtud on? Ma ei tea, väiksem rihmaratas on nüüd kompressoril ja 120 kilovatt on originaalit, 2 liitrina, ma ei tea. Ütleme nii, et kõigil on suud lahti, kui nad seda kuulevad. Ei ole mingi V8 kompressor kuskilt, ma ei tea, 300 kilovatti midagi. Jah, oleks kodurada, oleks teine asi. Pole midagi. Punnitame edasi. Kas nüüd paneme asjad kokku või? Nüüd jah. Siis vaatame. Järgmisel võistlusel juba augusti alguses Kulbiloos näeme. Kaugobilsest vaikselt sõidame tagasi. Siuke 487 kilomeetrit on minna. 5 tundi 45 minutit. Seal on meie striidipill. Teedega me ei ole üldse rahul. Sellepärast, et ütleme nii, et Eestis on paremad kruusateed kui nende põhimaanteed, mis Lätis on. Aga ei, muidu muud midagi, noh. Niimoodi siis striidipilliga koju sõidetaksegi. Väike kohvi ja 6 tunni pärast kodus näeme, noh. Ja siin muud midagi, noh. Jõudsime siis Riiga, pesime autod ära ilusti, värgid-särgid, eks Mersul läigib, Volvo läigib, Volvol on isegi jama nimi peal. Aga noh, meil juhtus siis siuke asi, et Reinal läks rehv tühjaks ja eks siin teeres väike siuke silikon, kruvikeeraja, kompressor ja uus kruvi sisse. Ja ma ei tea, äkki veab välja. Võib-olla relakaga pea veel maa lihvida, siis kuradi... See läks kuidagi kergem, peaks veel jämedama keermega panema. Ta on praegu libe ka, vaata. No vaatame. Ikka semi on. Semikruvi või? Panen polli või? Mutter sisse poole ja polt läbi ja küll ta hoiab. Lai seib ja... Ma arvan küll, jah. Kus see katusekruvid nüüd on? Tihendiga? Tihendiga katusekruvi, küll ta hoiab. Jaa, silikoni juurde ja järgmine kord peab klaasiliimi kaasa võtma. Nöörikomplekti peab igast drifti kohtusse panema. Aga noh, jõudsime Riiga ja läheb minna, noh. Riiast läbi juba. Või Riiast läbi, jah, kuskil, ma ei tea, kus me oleme. 70 kilti piirini. 70 kilti piirini, aga ikkagi Lätis, noh. Aga väga hea. Kus selle kohta öeldakse? Olen magama. Kell on meil 4.37 ja me oleme lõpuks kodus. 1100 kilomeetrit sõitmist, võistlus ja seekord läks nii, et me oleme tervena tagasi ja... Mõlemad 7 punktid. Mingisugused. Ja ikkagi, me sõitsime selle autoga sinna ja me sõitsime sellega tagasi ka. Kolmas paar rehve on all. 2 paari said otsa täitsa. Väga hästi. Võrreldes teiste meestega, siis meie rehvi kulu oli võrreldavalt nagu väga väike. Kui teised sõitsid 3-4 ringi oli otsas, siis me sõitsime ühe trenni ja sõitsime teise trenni ja siis vaatasime, et vahetame pooli rehvidel ja sõitsime veel ühe trenni ja panime uued ja sõitsime uuesti trenni ja... Väga edukas trip, jah. Uued kogemused selja taga. Uued kogemused tulemas. Nüüd jõuab isegi trenni minna vist. Kuskile normaalse asfaldi peale. Kõige kaugemal võistlusel on käidud. Sõites. Ja mingi kõige valemat moodi. Oleks nüüd veel käru ka järgi panna. Käru peale rehvid ja... Ütleme nii, et oli üks meeleolukas nädalavahetus. Lõpuks saavata mingit jahedat õhku tunda. Mitte nagu Taugol siis 36 kraadi. Jaa, täitsa Austraalia. Aga mis siis ikka? Ühena garaaž lõpetab ja näeme juba Kulbiloos augusti alguses. Või siis mõnes trennis enne Kulbiloo.